Ma olen siis Andres Kaselemp ja tutvustan siis Maa-ameti 3D kaardi rakendust. Kuna see 3D kaardi rakendus on üsna uus, siis esiteks selgitan natuke, mis see 3D üldse on ja miks on seda vaja. Pole kahtlustki, et siin 3D ruumiandmed on viimastel aastatel hakanud aina enam kasutust leidma. Need võimaldavad siis eelnevalt tutvustatud traditsioonilistest 2D andmetest palju paremini ruumi modelleerida ja visualiseerida. Paljud kasutajad, eelkõige linnaplaneerijad, arhitektid, teadlased saavad seeläbi paremini oma tööd teha, teostada näiteks ruumianalüüse, planeeringuid, visualisatsioone. Aga kui varem oli vägagi palju nende andmete massilisest tootmisest arvutusvõimekuse taha, siis nüüd on tänu riistvara ja tarkvara arengule suurenenud 3D võimaluste skaala ja andmemaht. Näitena olen siin toonud 3 võimalikku linnamudeli varianti. Üleval paremal on siis Helsingi tekstuuriga mudel, all paremal Pariisi multipatchi mudel ja all vasakul Kölni punktipilvena 3D mudelid. Põhimõtteliselt on meie kaardirakenduses esindatud kõik 3, kuigi tekstuuriga hooneid on ainult 1. Ja Geo 3D on sisuliselt strateegiline programm, millele me tugineme, et teha erinevaid tegevusi 3-mõõtmeliste ruumiandmete hõive, kaardistamise, modelleerimise, andmete jagamise ja visualiseerimise vallas. Kogu Eesti 3D kaardirakendusi on tegelikult 2, mis on mõlemad osutunud vägagi populaarseks. Lisaks siis käesolevale tutvustatavale Maa-ameti 3D prototüüprakendusele on ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma. Sellel MKM-i mudelil ma pikemalt ei peatu. Huvilistel siis soovitan külastada ehitisregistri kodulehte. Ka seal on palju 3D kasutusvõimalusi. Kui minnes lähemalt meie 3D rakenduse juurde, selgitan esmalt, kuidas sealsed andmed tekivad. Kõik algab siis aerolaserskaneerimisest, mis katab kevadeti 4-aastase tsükliga kogu Eesti detailse punktipilvega. Aga sellise teatud ajalise varieeruse tõttu ei suuda need 3D mudelid olla alati ajakohased ja sammu pidada reaalse eluga. Aga üldiselt suuremad asulad on detailsemate mudelitega, kuna seal on tihedam punktipilv ja väiksemad asulad on vähem detailsed, esineb siis rohkem üldistusi, vigu, kuna seal on hajusam punktipilv. Kui minnes 3D andmete tootmise juurde, siis nagu mainitud, kõik algab siis punktipilve genereerimisest. Selle järgneb andmetöötlus erinevate tarkvaradega nagu TerraScan, Esri-tooted, ArcGIS Pro ja CityEngine ning FME, mis läbi tekivad siis juba erinevad detailsed mudelid, mida on võimalik näha kaardirakenduses. Meie 3D kaardirakenduses on põhirõhk kahtlemata hoonetel, mida on meil siis 2 detailsusastmega, selline lood 1 ja lood 2. Lood 2 siin vasakul, nagu on ka näha, on siis selline detailne hoonekujutis, kus eristuvad erinevad katuse osad ja üldiselt antakse erinevad kõrgusvahesid võimalikult reaalselt edasi. Lood 1 seevastu on vähem detailsem ja siis üldistatud sileda lameda katusega, mistõttu pole ta ka andmestiku poolest nii mahukas. Selle kihi all on ka kõik Eesti hooned olemas, ka sellised ehitatavad hooned, mis on siis toodud läbipaistvana, aga kõrgusinfo poolest on nad tihtipeale valeinformatsiooniga. Minnes siis täpsemalt hoonete geomeetria juurde, siis LOD2 kihi all on natukene üle 800 000 hoone, LOD1 kihi all on pea 900 000. Need aluseks on siis punktipilved ja Eesti topograafilise andmekogu ehk ETAC-i aluskontuurid. Kuna kogu protsess on täiesti automatiseeritud, see tähendab, et parandusi hoonetele pärast genereerimist me ei tee, võib esineda siit-sealt vigu. Näiteks siin all vasakul on puuläheduse tõttu hoone katus modelleeritud valesti ja siis teatud erirajatised, mis on sees tühjad, antakse edasi ka valesti.
Sellise kvaliteedikontrolli mõtted on, siis esialgu neid vigu automaatselt parandada ei saa. Samas on kõigile hoonetele peale klikates võimalik pääseda erinevatesse välistesse registritesse ja näitan siis nüüd seda rakendust ka lähemalt. Avavaates on selline infoaken, mis tutvustab seda rakenduses liikumist ja avaneb siis vaade Tallinnale. Sellised detailsemad suurlinnad, tiheasustusalad on päris detailselt modelleeritud ja nende mudelitega võib ka üsna rahule jääda. Klikates joonele peale avaneb võimalus pääseda erinevatesse välistesse registritesse ja näha lisainformatsiooni. Näiteks siis ehitisregister, kus on siis juba täiendavat infot konkreetse hoone kohta. Või siis ka maakadastri andmed ja näiteks kaldaja fotod, mis võimaldavad kindlasti hinnata selle hoone detailsust ja täpsust. Ja selles 3D kaardirakendused suuresti erinevad tavalistest 2D kaardirakendustest, eriti siis vahemaade mõõtmise osas. Siin saab siis mõõta horisontaalseid, vertikaalseid, sirgjoonelisi kaugusi ja teostada ka selliseid pindala mõõtmisi. Nagu mainitud, siis on meil ka siin siis lood ükshooned, kus nende selline kõrgusinfo on pigem selline kohahoidja, et oleks võimalik teda linnaruumis eristada. Näiteks siis seesamune ehitatav hoone. Lisaks sellele on rakenduses muid andmekogusid, näiteks siis varasemalt mainitud punktipilved, mille laadimine võib olla üsna aeganõudest, et see on üsna mahukas andmekogu. Ja ka üks tekstuuriga hoone on täiesti esindatud siis Tallinna kohtumaja. Kuigi selles rakenduses sellise situatsiooni või kaardiosade jagamise võimalust ei ole, siis oleme loonud sellise täiendava duplikaat rakenduse. Selline võimalus on täitsa olemas. Siin on siis väike sakk share, ilmselt siis eesti keskkonnas jaga viitega, kus siis kaardil ringi liikudes võib siis sobiva koha välja valida. Annab linki ka. Saab kopeerida. Ja avades siis uues aknas avaneb siis samane koht, kus on siis õige kaamera, vaade, nurk, kõrgus siin URL-is välja toodud. Siis on meil rakendus ka teisi andmekihte või peatselt valmivaid andmeid. See puudekiht on küll ainult esialgu Kuressaares ja Tartus. Praegu ei ole me nende mudelitega päris rahul. Uurime võimalusi, kuidas lisada, kuidas parandada neid mudeleid enne, kui skaalat suurendame. Ja sildasid praegu avatud rakenduses ei ole ja see on ka andmekiht, mis pole otseselt laserskaneerimise teel loodud, kuid oleme loonud 2 tüüpi sildu, sellised hõljuvad valged kujutised enam-vähem õigel kõrgusel ja siis protseduurilise reeglistiku alusel. Lisaks on ka Tallinna linnaplaneerimise amet andnud kasutada BIM-mudeli ülidetailsed sillad. Näiteks siis puud on siin taimkatte grupi all. Küll on siis Tartus ja Kuressaares.
Puud väga palju informatsiooni endas ei sisalda, on selline kõrgusinfo, mis võib küll natuke eksitav olla teatud sellise lisariigi skaneerimise tõttu, kuid annab siis üsna hea siiski visualisatsiooni sellest linnaruumist. Kuressaares on ka tegelikult üks teist tüüpi puid ka esindatud. Ja siin 3D kaardirakenduses on ka sellised alusandmestikud või VMS teenuste, ehk siis katastripiirid ja kitsendused. Ja Ma segan sulle, Andres, korra vahele, et ühel kasutajal tekkis küsimus, et kuidas lood 2 näeb välja nagu metsastel aladel või sellises hajaasustuses, et äkki sa näitab mõnda kohta? Jah, ma võin kiiresti üle siis näidata. Sellised viilkatused tulevad välja, et aga sellised keerukama konstruktsioonid, kuigi mul ei ole väga head sellist võib-olla referentshoonet, et ma ei tea ka, et ma loodan, et see kellegi kuulaja hoone ei ole. Et ühesõnaga mingil määral see detailsus on olemas täitsa, aga sellised puud, nagu mainitud, mis võivad siin läheduses olla, võivad tõsiselt siis segada seda detailsust ja erinevad sellised võib-olla müraverteksid tekivad ka. Aga ma räägin kiiresti sildadest ka, mis on sellise duplikat sellise prototüüprakenduse all praegu. Et nagu mainitud, on sellised protseduurilise reeglistikuga sillad ja ka sellised hõljuvad sillad. Mõlema peal siis avaneb ka jällegi erinevad viited välistesse registritesse, ehk siis e-registrisse, kus näeb sildu ja sillasammaste kohta täiendavat informatsiooni. Näiteks kaldaerofotod ja viide X-KISSile. Ja siis on ka välja toodud sellised Tallinna linnaplaneerimisameti poolt kätte saadud PIM-mudeli sillad, mis on siis sellised ülidetailsed kujud. Aga enne nende sildade avalikustamist üritame sitseotsel andmestikku parandada. Mõte on, kuidas siis saaks veel kvaliteeti lisada, aga muidugi sellise massilise andmetootmisega on teatud piirangud, ei ole vastata sellise CAD-i andmedetailsusele, mis luuakse suures osas manuaalselt. Et nüüd tekib ka küsimus, et kuidas on neid andmeid peale veebirakendust vaatamise kasutada muudes programmides. Praeguseks oleme siis loonud andmekihtide allalaadimise võimaluse, küll praegu ainult lood 1 ja lood 2 hoonetele ja ka 3 andmeformaadi kohta GDB, CITI, GML ja OBJ. Kuna neid 3D andmeformaate ja standardeid on üsna palju, aga ajapikku peaks ka saama natuke selgemaks, millise andmeformaadi üle on suurim nõudlus ja siis saab ka võimalusi parandada. Kõige kergem siis ilmselt andmeid allalaadida siin ülemiselt sakilt, et pääseb siis sellise andmete allalaadise lehele, mida saab teha kas siis kogu Eesti kohta korraga või erinevate omavalitsuste kaupa. Ka siis geoportaalis, kus on praegu 3D andmed ka siin esiplaanil, pääseb selle allalaadimislehele, aga näiteks ruumi andmed, Geo 3D, 3D andmed ja laadi 3D andmed alla pääseb siis samale lehele. Lisaks sellele on nendele, kes
kasutavad Eestri teenuseid, avanenud andmekihtide otsena importimisvõimalus, kus on lisaks hoonetele ka muid näidatud andmekihte täitsa olemas. Siin online väravas, siin lingil on nendest andmetest rohkem juttu, aga näitan siis võimalik ühte kasutusvõimalust ArcGIS Pros. Eelnevalt tõmbasin alla Rapla GDB hooned, ehk siis nende andmete alla näitamine võtab natuke aegust, et ekraani jagamine nõuab päris palju graafikat. Aga need andmed on olemas ja siit saab siis täiendavat informatsiooni ka nende kohta siit või teha selliseid alampäringuid. Aga kuna need hooned hõljuvad, siis on vajadus ka mingisugusele pinnale, kõrgusmudelile, mis on siis siin katalogpaanis või portaalis VAC-is, kus on sellise pilve peal, mis ei nõua isegi alladusvõimalust või sisselogimisvajadust. Need kõik on avaandmed ja on näiteks kõrgusmudel, siis Maa-ameti kõrgusmudel on siin esiplaanil toodud. Siin on selline scene layer package'id ja scene layer'id. Enamasti peaks olema mõistlik kasutada sellist scene layer'it, siis toob pinnase alla nendele hoonetele. Või siis kasutada näiteks pilvi, et siin on kättesaadavad lisaks veebiakendus olevatele suurlinnadele ka väiksemate asulate punktipilved. Muudavad ka sümboloogiat. Või siis näiteks need samused protseduurilised sillad. Ja hooned tegelikult LOD2 näiteks panna otsingusse, siis on olemas need mainitud scene layer'id, mis on siis otsene importimisvõimalus, mis nõuab ainult internetiühendust. See on selline scene layer package, mille peab endale alla tõmbama, aga kuna 3D andmed on üsna mahukad, see võib olla üsna aeganõudev. Ja ka hooned selline feature, mis on selline VFS-i sarnane andmeformaat, kus siis saab teha natuke kergemini neid alampäringuid. Minu poolt siis kõik, et kui on võimalus, siis igasugusest andmete kasutusloost või probleemidest võib mulle teada anda. Oskame siis praegust prototüüprakendust mõnevõrra ka kohandada. Aitäh!